No tere jälle siis, reedene päev, kell on 5 läbi ilmselgelt, töö veel käib siin vaikselt, kell on 15 minutit läbi 6, 6 läbi 15 minutit ja egas midagi, ma ei ole eelmise video kommentaaridele mitte midagi vastanud, see läks elu käima, kõigile meeldis video väga. Eriti see osadele, et ma ei mäleta mitte midagi, ma ei tea mitte midagi, ma ei teagi, mul on juba kõik meelest läinud, ega ma ei tea, mis tööd ma hommikul tegin, ma ei pea meelde jätma, mida ma teen. Ja osad, või noh, üks Kares, vist oli Kares või? Ja ma proovin, äkki ma vahepeal vastan siin kommentaaridele, kui ma siin praegu videot teen, siis seal on mõned huvitavad kommentaarid. See mees ei saanud aru, ma ei tea, millest aru ei saanud, et põhimõtteliselt mingi teema ikkagi, et ma rääkisin, et ei ole vahet, kummad pidi käib. Ma lihtsalt tahtsin selgeks teha seda, et noh, siin mõlemal pool on need vedrurõngad siis ja et siis ärme alguses seda tähele pane, et alumine pool on alati ikkagi arusaadav, kummad pidi see läheb, et noh, mitte segadus tekkida. Teised said aru, tema ei saanud, aga noh, teeme selgeks, et ikka jaa, seal on erinevus, kummad pidi neid panna, et ühte pidi. Mitte kahte pidi, ühte pidi ainult. Vot, mida veel huvitad? Ma ei olnud siin, ma 3 päeva tööd ei teinud, ma tegin puhkuse, ma käisin Madridis, sõitsin rattaga ringi ja avastasin Madridi jälle. Et põhimõtteliselt, esmaspäeval tuli mees siia, palus vabandust. See ei tähenda, et idioot ei ole. Et jah, ja ei, no ikka hakkas midagi jahuma ka, Federica rääkis, et proovisin välja vabandada mingite teemadega, asjadega. Aga ei, kellele väga hinge läheb, et ma kliendile idioot ütlen, siis ole vait, kui asjadest midagi ei tea. Et jah, kui tuled niimoodi jaurama, ähvardama kohtute ja mille kõigega, siis oled idioot lihtsalt. Ega midagi ei ole teha. Kellele see nüüd hinge läheb, mis ma siin ütlen, siis ole vait ja mine minema, mis ma ikka oska öelda. Et jah, ei, ma ei viitsi niisama ka, mingit ilustada ei saa kõik alati ju. Et natukene peab ütlema ka koledasti vahepeal. Kes ei talu, siis ei ole see koht. Muidu ma ikka proovin ilusti rääkida, aga mõned hetked. Kui mulle nii hinge läheb, siis ma pean ütlema, mida ma mõtlen. Ja see on see, mida ma mõtlen endiselt. Ja mis veel? Egas midagi. Siin mingi kommentaar oli veel. Mingi mees ja kes vist oli, kes seal ikka tulid, Jürid ja Vares ja kes seal hakkasid rääkima vastu ja et kuidas on. Et ja, palju juttu tuli sellest ka, et noh, mingid asjad võiks ju ette öelda, et kui palju mingi asjaga aega läheb ja noh, mingid need, kuidas ma ütlen, ma olen nii palju, noh, ma ei saa öelda, et ma nii palju amorte olen teinud, aga ma olen piisavalt palju amorte teinud erinevaid, et mul ei ole sihukest probleemi ette ennem tulnud, et sisemine osa ei tule välise osast lahti välja. Okei, esimene amort, mis ma tegin, sellega sai, noh, tavaliselt on see mingi 30 sekundit, 2 korda tõmbad laiali ja põhimõtteliselt on käes juba, et no okei, 15 sekundit, 10 sekundit. Esimesega läks ka mingi 10 minti. Ma ei arvan nüüd, noh, teisega tunnike läheb, kuidas ma olen 45 või pool tundi jamanud ja ütlen siis kliendile, et kuule, et see nagu pole isegi natuke rohkem liikunud kui varem, et ma ei saa helistada talle ja ütled, pool tundi läinud, võib-olla läheb terve päev veel, et noh, niimoodi. Et see tunnikene, mis me juurde panin, ma arvan, et ei ole nii hull. Klient võiks aru saada, et siukseid asju võib ette tulla, vanad rattad asjad, et ei ole nii, et jah. Ja siukest tööd nagu pooleli ei käe, et üks amort on valmis ootamas juba külge panemist, teine on poole peal, et ikka lõpuni on. Ja siin on samamoodi. Tuletame Tiitu meelde, tere Tiit, palju edu sulle Austraalias endiselt. Paneme lai nurga. X-Evo 125, tuttav ratas, aga noh, Tiidul oli hall, see on nüüd musta värvi, aasta uuem, 2010. Siin, ideaalis võtaks, noh, kui variaatori kaane, see on natuke lolli ehitusega, et variaatori gaas tuleb siit üle punni, no õlipunni eest võtta, siis üle selle peab tulema, et siis ta tahaks nagu üles tõusta, nurga alla ja ülesse, aga siin ei saa jälle. Natuke läks kauem aega, aga õnneks sai. Proovisin siin jälle mingi 15 minutit jamada, et seda ühte polti lahti saada. Algul vaatasin, et kas tegemist on mingi
mingi, noh nüüd enam ei ole, nüüd on see nii ära pekstud, ma ei saa zoomida. Nii. No nüüd on siin juba nii ära pekstud, et seda ei saa kuskile. Ennem ei olnud see parem, ennem oli ümaraks keeratud ja alla oli siis kuidagi, ma ei tea, niimoodi kõveraks löödud see poldi pea, et nagu oleks mingi turvapolt seal, ehk siis põhimõtteliselt samasugune polt. Ma saan kohe näidata. Siuke polt nägi siuke välja, et üks osa sirgeks löödud. No nagu siin, siia kuuskant vahel ei lähe, sest et mingi turvapoldid. Ma ei mäleta, kuidas ma lahti sain, aga jah, kõik on siuksed. Ja siis täpselt samasugune oli, kuidagi külje pealt ära löödud. Ja ei saanud, ei saa lahti. Proovisin, mis ma proovisin. Tegin eest lahti 2 tükki ja siis nii palju ta natuke liigub ja sai kätte. Probleem sellest tuli treilaga siia, et käiva minemisel on mingi hääl, nagu Riht teeks häält või käiks ringi. Mina seda ei vaadanud, Juan tuli täna külla, siis nad ise vaatasid, ma tegin teist tööd. Ja Federica pani siis kõik kirja, mis viga on, et arvati, kas on siis sidur otsas või on rihm läbi, libiseb nii palju. Võtsin lahti, variaatori esimene ketas loksub, siin oli kohe, kui gaas maha tuli, siis on näha, et siin on midagi juhtunud. Siin on hambad kuidagi ära söönud, korralikult see vastu käinud ja vao sisse söönud juba igale poole. See loksus, see oli suht lahti, ega siin väga mingeid hambaid enam järgi pole. Eks vaatab, kas siin, ma ei tea, tundub, et praegu see ise on nagu okei, et see on siin, need hambad veel püsivad, et ei ole midagi hullu, kuna see on alumiiniumist, võiks olla need jupid, et siis jah, see on ennast ära söönud ja metall on veel kõvaks jäänud tugevaks. Et siin on ka, igal pool on mingid jäljed järgi. Siis mõtlesin, vaataks need ka üle. Ega rullikuteski pole siukest asja ka näinud, et rullik niimoodi lahti on hüpanud end. Et siin on siis põhimõtteliselt uus variaator, uus see esimene plaat, siuksed asjad. Et kui siukseid huvitavaid asju tuleb siia, mis siuksed vead saanud. Et sellega on siis nii hästi ja nii ongi. Jutt läks kuidagi eemale, ma millegist pidin kommentaaridest veel rääkima. Et jah, et teha diagnostid ennem rattale üle vaadata, mis viga võib olla ja kõik siuksed asjad, aga jah, ei jõua alati kõike. Tööd on palju ja kogu aeg on vaja tõmmelda ja siis hakata veel asju üle vaatama. Eks ta hea oleks, aga ikka alati ei tea, mis seal ette tuleb. Samamoodi siin variaatori töö on tegelikult, variaatori gaas tuleb tegelikult kergelt maha. Natuke rohkem ömamist kui teiste rolludega, aga ikkagi. Ja siis sellega samamoodi keegi nutis, et läksin proovisõidule ja suri ära ja klient tuleb siia. Algul ütles, et mingi kütuse probleem arvatavasti. Tegin siis, esimene kord oligi see, et puhastasin, võtsin siin karpa maha, puhastasin ära, kütusevoolikud lekkisid igalt poolt, sai kõik uued voolikud pandud, käin proovisõidul, kõik töötab idekas, mingeid probleeme pole, sõidab nagu lust ja kliendile tagasi, siis sõidab natuke, temal hakkab puterdama, mul pole mingit probleemi, ei olnud, proovisõidul ma teen veits pikema tiiru ja siis tulen tagasi ja ongi koha peal töötab ja töökohas töötab kõik korras. Siis, kuna ma ei teadnud, mille see viga on, ma läksin uuesti proovisõidule ja siis esimest korda, tema ei olnud öelnud, et siukest asja juhtub, aga mul suri ära. Siis lükkasin tagasi ja vaatasin kütusefilter täiesti tühi. Tõmban kütusevooliku karpa küljest lahti, pump töötab, pumpab, uuesti külge, panen tööle, läheb töö, siis ta tööle ei lähe, siis mingi päevaka seisab, mingi mõned tunnid, siis läheb jälle tööle. Uuesti proovisõidule, sõitsin mingi pool tundi edasi-tagasi, siis kaugemale julgen minna. Mitte midagi viga polnud. Okei, ei tea, mis viga on. Ootsin järgmist päeva, jahtus maha, panin uuesti tööle, uuesti proovisõidule. Sõidan natuke kaugemale, sureb välja, lükkan tagasi. Siis vaatan jälle, kütus otsas. Koha peal, mul ei olnud küünad ka, ma ei saanud sädet testida. Nii et ma seal ei saanud, siis ma lükkasin tagasi. Siis põhimõtteliselt oligi. Mõtlesin, kütusepump. Saab soojaks, annab otsad. Ja kütusepump külge, uus, sama viga. Lähen proovisõidul, sureb ära.
ja siis ongi, ma veel ei tea, säde on ilus, väga kõva. Et väga imelik viga, kütus tuleb, küünal on märg, säde on, et säde on väga kõva, et nagu kõik oleks hea, aga ma vaatan, ma proovin veel. Ma järgmine kord võtangi relee kaasa. Ma natuke guugeldasin, et neil võib olla mingi tüüp viga, et relee annab otsad. Panin uue relee külge, siis praegu hetkel nagu töötab. Aga see ongi siuke imelik viga, mis töökohas mul välja ei tule. Ta võib mul siin pool tundi seista, töödata, annan gaasi, kõik asju, midagi. Ja siis sõidu ajal. Ja nii imelik, et starter kogu aeg järgi ilusti pumpab värki. Kütuse pump tundub ka, et töötab. Ja ongi, uus kütusepump oli üldse imelik, see pumpas nagu kogu aeg peale ja mul hakkas juba karpa üle ujutama, et ma ei tea, et kas siis miks vana pump tõmbab endal, ongi, ta töötab siis vaakum peale või kui, ma ei tea, kuidas see süsteem on, kui surve on sees, siis ta ei pumpa tühja. See pump, uus pump, paned süüte sisse, kogu aeg pumpab mingi aeg ja siis lõpetab ära. Selle aega ajab mul juba karpa üle seal. Et ma ei tea, siuke huvitav teema, eks saab vaadata. Mida ma veel räägin, aga mul ei olegi midagi rohkem huvitavat. Ma olen vist teistest asjadest kõigist rääkinud. See on mingi elektri teema, ma ei mäleta, sellest ma ei ole rääkinud. See on jah, põhimõtteliselt mingitel hetkedel ei lähe tööle vist ja suunatuled ei tööta. Siin oli vihmaga, kuidagi ütles, et vihma on sisse läinud, midagi uppus ära siin, et mingi elektrikala on siin kuskil siin all. Kui ma õigesti aru sain, kui kuskil seal üle on. Ma ei tea, kus see vihm sisse sai. Siis Kiivõi Venox. Siin on heitgaasid ei ole korras. Ja tagarehv tahab uut, ei saanud üleootust läbi heitgaaside pärast. Tagarehvi pärast üks tuli ei põle. Tuled põlesid kõik. Ma ei tea, mis tuli siin ei põlenud. Ütlesid, üks ei põle. Ma testisin, hetkel olid kõik. Peab üle küsima, sest kirjas ülevaatuspaberil ei ole, mis tuli ei põlenud. Lihtsalt, et esimene. Ja siis siin Z900 mootor tuli põles, ei saanud ülevaatust teha, sest mootor tuli põles sellepärast, et käiguandur andis viga. Hetkel kustutasin vea ära, on korras, ma ei hakka andureid vahetama niisama. Et vaatame, käisin proovisõidul, kõik töötas värki ja siis tuled ja regull. Siin on täiesti suvahiinad, leedid sisse pandud ja et tuli näitab liiga kõrgele. Aga siis hakkasin regullima. Seda on vist näha. Noh, tuli liigub siin sees, pirn. Mitte kummagil tulel pole klambrit. Ehk siis siin on uued klambrid vaja sebida, mis hoiavad siis tuld oma kohal. Ja siis saab sellega heaks. Vot, veel. Seti ajasin tuppa. Lähen õhtul tiirule. Mõtlen äkki käin Oviedos. Pole sellega veel käinki Oviedos. Lähen vaatan. Avastan natuke linna. Sellega nüüd on see lugu, et ma olen siin mingi 3000 kilti vist sõitnud sellega, sellest ajast, kui ta mul siia jõudis. Äkki, ma ei mäleta, mul oli vist 61 000 ees. Praegu peaks olema enam-vähem, jah, ütleme nii, et suht täpselt vist olen 3000 kilti sõitnud. Ja kunagi ma rääkisin, et no nii vähe rehv sõitnud, et juba uut vaja. Aga ma olen sellega sõitnud, ühes kommentaaris valetasin, ma mõtlesin, ma vahetasin 48 000 peale ära. Tegelikult ma vahetasin selle 51 505 kilomeetri peale ära. 51 505 kilomeetrit. Ehk siis ta on sõitnud, ütleme, et peaaegu siis natuke alla sutsale 13 000 või. Et noh, võiks hakata juba mõtlema, et siin ega keskmine osa on täitsa sile. Et noh, veel kannatab küll natukene, veel paar käiku siin Hispaania peal. Aga jah, 13 000, ma arvan, ma panen uue rehvi täpselt sama, no mitte sama, võib-olla uuema, sest et noh, see on 2022 aastal pandud Dunlops Road Smart 4. Et võib-olla nüüd on 5 siis on ju olemas. Või noh, siis oli ka 5 äkki. Ma ei mäleta. Igatahes. Mingi selle sama ma panen, sest no see on hästi kestnud. 13 000 mul siin mööda maanteed, põhimõtteliselt sirget teed ainult sõitnud. Et täitsa hea. Mulle sobib.
ja rohkem millegi. Ratas sõidab nagu unistus. Idekas, ülihea mõte oli see siia saata. Ma tahan sellega sõita ja nautida seda. Vot, ma ei tea, kas mul mingid kommentaaridele ka seal vastata või mitte. Aga vaatame. Tegelikult vist ei ole. Ma ei jõua nii palju lugeda ka. Et ma proovin neile ikka vaikselt vastata, mis siin on. Et jah, aitäh heade kommentaaride eest nagu ikka halbade eest ka, sest et mulle meeldib natukene, kui saab natuke vürtsi ka asjale juurde, muidu on kõik nii viisakad ja tublid. Et jah, tore on see. Ja nii on, kuidas elu käib, et elu on seiklus ja kui siin on siukseid kliente, siis on. Muidu on rahulik, muidu on täitsa tegelikult on okei. Kliendid on, üks, kes siin Arliga käib, on öelnud ka, et jah, see hakkab ka tööle, sest et lähemegi vaatame üle. Üks rehv ootab siseloffi meil, mul ei ole 21 siin töökojas olemas, peab tellima. Siin väga halvas kohas, see lekib seal, ta ei leki siis mutrist, ta vaid lekib seal tagantpoolt vist. Ma proovisin seda teist poolt teha, ehk siis kui ma teen niimoodi. Siis see pool lekib täiesti rämedalt. Ta lekis ennem ka rohkem, aga nüüd veel rohkem, sest et ma mõtlesin, et ta lekib lihtsalt sellest stutsist ja sealt, aga see on kuskilt sees poolt. Nii et ma pean vaatama, millalgi lahti võtma, sest et kompressor teeb siin tööd päeval. Natuke rohkem, kui ta võiks teha. Üldse siin on vaja tegelikult poljasid ümber teha. Kuhu otsa ma ei saa otsas hoida, see lekib seal läbi ja ma ei tea. Et peab need üle vaatama. Kõik on siin varasemalt juba lekkinud. Üldse võiks seina peale võtta garaažist, mis mul on. Selle rullikuga välja sõita, muidu see tuleb siit, siis keera see kogu aeg kokku, siin pane sinna ja noh, kes see viitsib on ju. Vot, siuke elu, ma lähen võib-olla teen väikse tiiru siis Oviedosse, filmima ei hakka, nüüd on mingi halvas asendis. Tahaks nagu, et noh, natuke vähem teeb. Igatahes. Ma midagi filmima hakka, võib-olla ma teen mingi väikse klipi, ma ei tea, mis kellaks ma lähen veel. Et ja vaatan, kas üldse, kui päike, kui mingit pilvest, väga pilves ei ole, nagu siin, siis ma lähen äkki tõmban mingi veerandi 10 mäe otsa sinna ja saab päikse loengut vaadata. Ma olen seda kogu aeg tahtnud teha, pole jõudnud. Võtan tsikli, lähen teen romantsi natukene tsikliga ja vaatan, kui ilus see siis tegelikult on. Vot, nii. Rohkem mul pole mitte midagi rääkida. See eelmine video oli hea video, see tõmbas rahva käima. Kohe tore oli. Tore on lugeda kommentaare. Ma proovin neile vastata ka kunagi, vist ei jõua. Ma olen väsinud õhtuks. Ma teen siin praegu väga pikad päevad ja õhtul ma proovin lihtsalt puhata siit natukene. Et ma olen proovinud jah 8-8 või 8-9 teha neid päevasid siin. Et täna ma lõpetan natuke varem. Lähen sõidan. Võib-olla, ma ei tea, vaatab, kui see päev läheb, elu läheb, õhtu läheb. Vot, aga jah, rehvi hunnik on vaja ära viia. Federica täna tegi tellimus, et tullakse järgi. See on siin juba peaaegu koos. Mõnda juppi veel ootame. Jube pikalt on läinud. Praegu august on kõige hullem kuu, kus midagi üldse tellida. Kõik on puhkustel. Me ei saanud üldse peaaegu kättegi, sest et terve töökoda, kõik on neil kinni. Ja nii on. Nagu elu käib. Kus Leonard on? See ka veel. Siin Leonard, ma ei mäleta, mis Leonard see on, aga igatahes siia on mingeid asju aega, väga ei saa mingeid asju siuksel rattale. Et aga mingi, siin on veel vist, ma ei mäleta, kas selle rattaga või oli mõlemaga. Sellel on mingi teema, et kui mäest üles sõita, siis poob kinni ja kas sellel oli ka või ma kujutan ette või oli ainult sellel. Igatahes meil on kõik asjad kirjas. Federica on nii tublit tööd teinud, et jubed on teinud igast mingid põhimõtteliselt äpid valmis siin AI-ga, kus ta paneb kõik asjad kirja, millal ratas sisse tuli, mida teha on vaja, kõik nimed, numbrid, kõik asjad on kohe olemas ja
Nii et kui mul midagi vaja teada, siis ma tean kohe, võtan äpi lahti ja arvutis siis AI äpi nii-öelda, mis tegi. Võtan lahti, vaatan, kõik on kirjas, mida teha, kõik, mis on varem tehtud. Et jah, mingite asjade kohta. Burger King on käinud, Burger Kingi rattaid oleme siin teinud. Neil on uued Kymco rollerid nüüd, millel ei saa õhufiltreid tellida. Ehk siis me tellisime eile tellisime õhufiltrid, ma lootsin, neil on koha peal need ikka olemas, ei Madridist saadetakse siia. Ja siis ei jõudnudki täna, et ratas läks tagasi, nüüd järgmine nädal tuleb, kui õhufilter jõuab, siis vaatame ära, et 2 ratast, millel on vaja hooldust teha. Et siis õhufiltrid ka tahaks uued panna. Et jah, nüüd on Burger Kingi rattaid rohkem tuld, üks ootab endiselt mootorijuppe, silinder ja kõik, mis seal vahetusse lähevad, sest et põhimõtteliselt kompressiooni, ma ei mäleta, palju oli, 3 baari või. Et enam üks hetk käima ei läinud ja otsas, et sinna teeb, siis paneb uue selle silindrikitti, läbi sõita vist mingi 60 000 või peale, midagi sellist. Et siin ma olen vaadanud, Juan on vist 40 peal osadel teinud ja 60 ja et nüüd on selle aeg, mis seal siis on. Aga rohkem ei ole midagi, aitab jauramisest, ma ei oska midagi rääkida. Tegelikult poe pool on ka mingi tsikkel, mis tahetakse müükis ja panna, et sellel on siis vaja ülevaatus, või mitte ülevaatus, vaid me peame üle vaatama, hinnast rääkima. Mingi kiivei jälle. Ja BMW C1 kirjutas täna, et äkki ma saan selle siia müüki võtta, aga meil ei ole kahjuks ruumi. Praegu siis ongi juba põhimõtteliselt 3 ratast seal müügis, pluss klientide rattaid, mis ei mahu töökotta ära. Et ei ole ruumi kahjuks uut ratast veel müüki võtta. C1, kui siin pole juba need asjad läinud, mis meil seal on müügis, siis ma ei usu, et see üks ka kiirem läheb kahjuks või õnneks. Aga okei, vaatame, mis siin huvitav toimub järgmisel nädalal. Davai, tšau siis!